taas koos Juudi uudiste eetris ning käes on 8. episood. Täna episoodis räägime paasapüha tähistamisest, Eestis naisteklubi kohtumisest Tšados, juudi noorte merekruiisist Türgis, hariduspüüdlustest ja saavutustest meie kogukonnas. Tänan teid kõiki armsad vaatajad aktiivse osalemise eest paasapühade ettevalmistamisel meie kogukonna igas juudi kodus, matsa ostmise eest ja selle oma sõpradega jagamise eest. Täname samuti Tallinna sünagoogis toimunud esimesel sederil osalemise eest. Üritus toimus nii eesti, vene, inglise ja heebrea keeltes. Kõik sederid peeti eraldi saalis ning osalejad märgivad, et igas saalis oli oma eriline pidulik õhkkond. Täname teid, et tähistasite teist sederit külas või kodus. Aitäh aktiivsete ostude eest pühaks veebipoes kosher4u.ee. Üks kõige populaarsem toode oli loomulikult šokolaadiga kaetud matsa. Täname kõiki soovi eest alustada pesahid käsitsi valmistatud šmura matsaga. Koos väljusime piirangutest, kuna Egiptus tähendab heebrea keeltes Mitsraim ehk piirangud, nii välised kui sisemised. Jätkame koos teed suve ja Šavoti poole. Paasapühad on matsaga lahutamatult seotud. Mitte nii kaua aega tagasi küpsetasid perenaised ise kodus Pessahi jaoks matsad. Kuid tänapäeva noorte jaoks on saanud tõeliseks avastuseks, et nad saavad ise matsad küpsetada ja seda ei ole raske teha. 2. aprillil sünagoogi hoovis avanes tõeline matsa pagarjääri. Alguses valmistusid lapsed koos Ekaterina Boditšakiga lõbusal ja huvitaval viisil matsa küpsetamiseks, mille jooksul lapsed kuulsid loo paasapüha ajaloost. Võistlused ja konkursid korraldati nii, et lapsed saaksid matsa küpsetamise jaoks minutit teenida. Ja siis hakkasid lapsed Janki, Reihi, Musi ja Plumikoti juhendamisel tainast valmistama ja matsad küpsetama. Kui maitsev see osutus, ise tehtud matsa. Räägitakse, et Moshahi söömaaeg lõpetab paasapüha, kuid tegelikult aitab just see söömaaeg ühendada kõiki, selle püha päevi, võtta lõdvestunult vastu vabaduse energiat ja saada kõige tugevamaid õnnistusi. Moshahi söömaaeg toimus meie sünagoogis 13. aprillil kell 19.30 ja lõppes Avdalaga, mis eraldab püha argipäevast ning ka pühade eel müüdud šametsi tagasiostmisega, mis on iseenesest rõõmustav. Täname kõiki osalejaid südamliku õhtu, hinge äratavate meloodiate ja tantsude eest. Andke Jumal, et järgmisel aastal kohtume kõik koos kallide vaatajatega sellel sööma ajal koos Moshahiga Jerusalemmas. See kohtumine toimus 5. märtsil, aga soovime sellest rääkida just täna. See kohtumine räägib täitumisest, ühtsusest, toetusest ja soojusest, maitsvatest roogadest ja tõelisest teest. Pean silmas Eesti juudi naisteklubi kokkusaamist teetseremoonial mõnusas kohas nimega Tšado. Kohtumise korraldasid osalejad ise koos Rebetsin Hani Kottiga. Tahaks teile rääkida ühest mängust sellel ürituselt. Kuna kohtumine toimus enne Puriimi püha, kus on kombeks riietuda, sai iga osaleja pabermaski ja mängujuhid palusid tal kirjutada mingit tegelast, kellena tema tol hetkel tahtis olla või kujutist, milles ta ennast tundis. Ja seejärel nad olid segatud omavahel ja osalejad püüdsid ära arvata, kellele igaüks neist kuulub. Selgus, et oli õpitud enda ja iga osaleja kohta midagi uud. Ja teetseremoonia oli kindlasti unustamatu. Toon sellist huvitavat ajaloolist fakti. Kui mingil ajal toimitati teed teatud riiki mööda maismaad, siis nimetatakse seda nende riikide keeltes kaashääselt sõnaga tšai. Ja kui meritsi, siis on see kaashäälne sõnaga ti.
uus kohtumise kuupäeva, andku jumal, räägime järgmistest juudi prognoosidest, kuid aga juba praegu kutsume soovijaid. 20. kuni 27. aprillini võtsid Eesti noored osa košeer-kruiisis koos Raabi Mihi Pikarskiga. Tegemist oli 11-tekkilise mugavasklassi laineriga, Türgi kruiisipuhkuste valdkonna liider. Noortel oli elav meelelahutusprogramm, muusikakontserdid, stand-upid, kohtumised tippesinejatega, ühine šabat ja loomulikult ekskursioonid mööda Türgid. See kõik muutis reisi unustamatuks. Programmis osales ka maailma hip-hopi staar Nissim Black. What's going on? It's Nissim Black, inner Jew of talent. I'm wishing you all the best, only brachas. You should go from chayil to chayil, strength to strength. Keep going, fighting. Jewish pride, Jewish pride. Uuele hooajale saate registreeruda juba täna, kasutades videokirjelduses olevat linki. Kutsume teid liituma Rambami teose õpperühmaga. Esimest korda ajaloos süstematiseeris Rabbi Moshe ben Maimon kõik toora seadused, nii et neis oli lihtne orienteeruda. Aastal 1984 kutsus Lubavitši Rebe kõiki juute, mehi, naisi ja lapsi iga päev õppima peamist Rambami teost, Mishneh Torah. Rambami teoste õppimiseks on 2 võimalust. Saab õppida 3 peatükki päevas, siis kuulub õppimistsükli läbimiseks umbes aasta, või saab õppida 1 peatükki päevas, siis saab õppimistsükli läbi 3 aastaga. 23. aprillil liitusime me samuti ka selle õppimisprogrammiga. Meie gruppi kuuluvad need, kes otsustasid õppida 1 peatüki päevas. Kas te ei ole veel Rambami teose õppimisega alustanud? Alusta juba täna ja siis 3 aasta pärast ilmuvad Eestisse Rambami teose asjatundjad. 23. aprillil samuti toimus Tallinna sünagoogi pühapäevakoolis heebrea tähestiku õppimise lõpetamisele pühendatud pidu. 3–4 aastaste laste rühma mudilased õppisid selgeks kõik tähed ning tähistasid seda sündmust lõbusalt ja huvitavalt. Olid mängud, ülesanded ja supisted. Kõigile meeldisid eriti heebrea tähtedega küpsised. Tähed on nüüd teada, seega alustame lugema õppimist. Te juba teate, kallid vaatajad, et sünagoogi juures tegutseb kunstistuudio ja aprilli lõpus valmistasid selle osalejad koos kunstiõpetaja Aleksandra Norkevitšiga ette ja saatsid oma tööd Iisraeli rahvusraamatukogu korraldatud plakativõistlusele. Palju õnne kõikidele osalejatele, sest loomeprotsess ja osalemine ise on väga väärtuslikud juba iseenesest. Kuigi juudi uudised nüüdseks lõpevad, me teame, et juudi optimism alles kasvab suve algusega. Ma siiralt tänan teid tähelepanu eest. Nagu ikka, ootame teie tagasisidet, kommentaare ja soove ning kohtumisteni mai-jaari kuu üritustel.